Tere tulemast Innovationi! Mina olen teie saatejuht Lynn Bluffmeier ja tänan, et liitusite meiega. Täna õhtul toome teieni 3 lugu inimestest, kes muudavad maailma paremaks liikumise, hariduse ja erakordse helduse kaudu. Kõigepealt meie pealkirjad. Nüüd sai ühe väikese tüdruku viimasest kingitusest, väikese poisi, teine võimalus eluks. Pärast 9 kuud südame siirdamist ootamist ja vaid mõned tunnid enne Ameerika Ühendriikidesse ravile lendamist muutis toonal süda kõik. Kohtusin väikese poisi ja tema emaga haiglas. Ühe ema otsingud programmeerimisklubi järele oma tütrele käivitasid liikumise. 10 aastat hiljem on Alice Code kasvanud 6 tüdrukust 10 000 liikmega kogukonnaks, inspireerides järgmist põlvkonda naisi tehnoloogia valdkonnas. Ja enne kui humanoidsed robotid meie kodudesse ja töökohtadesse jõuavad, peavad nad kõigepealt lõpetama kooli. Hiina avab maailma esimese koolituskeskuse, kus robotid õpivad kõike, alates riiete voltimisest kuni iseseisvate otsuste tegemiseni. Meil on selle kohta täpsemat infot. Uue oskuse õppimine tähendab tavaliselt seda, et keegi seisab sinu kõrval ja juhib tähelepanu su vigadele. Aga mis siis, kui see treener elab sinu telefonis? Iisraeli idufirma arendab füüsilist tehisintellekti, mis muudab sinu nutitelefoni reaalajas treeneriks, analüüsides iga kükki, venitust või lööki ning su liigutusi korrigeerides juba enne, kui liigutuse lõpetad. Et sellest rohkem teada saada, tervitan stuudios Orel Regevit, Sparta asutajat. Tere tulemast stuudiosse, Orel! Aitäh, et mind kutsusite. Muidugi ja palju õnne sünnipäevaks, sest täna on sinu sünnipäev. Sa oled 28-aastane. See on tõeline iduriidi tunnus, et nii noor inimene nagu sina omab juba oma idufirmat. Palju õnne sulle. Ja me tahaksime alustada sellega, et tutvustame saates uut elementi. See kannab nime The Pitch, kus me palume inimestel, kes on just idufirma asutanud, tutvustada oma idufirmat meile 60 sekundi jooksul. Nii et kui oled valmis, alusta. Millega sinu idufirma tegeleb? Absoluutselt. Sparta puhul on kõige lihtsam viis seda seletada läbi hetke, mida me kõik oleme kogenud. Kui sa õpid uut füüsilist oskust, olgu see siis spordiala või tantsuliigutus, siis keegi jälgib sind ja ütleb, ära tee nii, tee hoopis naa. Ja just see tohutu inimlik intelligentsus ongi nüüd kõigi seadmetes sinu telefonis olemas. Näiteks, kui sa teed kükki, siis tehisintellekt suudab sulle reaalajas öelda, kas sa lähed piisavalt madalale, kas su selg on korralikult sirge. Ja see võime seda teha reaalajas ongi tohutu tehnoloogiline edasiminek. Sest erinevad tehisintellektist nagu ChatGPT ei asu see kuskil serveris Californias. See on sinuga samas ruumis sinu telefoni peal. Ja see on füüsiline tehisintellekt. See on tehisintellekti valdkond, mis aitab meil saavutada midagi päris maailmas, mitte ainult virtuaalmaailmas. Ja sinu rakendus, sinu äpp tagab, et tehisintellekt hindab mind liikumise ajal ja parandab mind seal, kus ma midagi valesti teen. Räägi mulle, kuidas see idufirma, kuidas see idee teoks sai? Absoluutselt. Mind on alati paelunud see, kuidas masinad suudavad mõista väga segaseid asju päris maailmas. Ja see algas tegelikult minu teenistuses AT200S, kus sul on palju andmeid, mida pead päris maailmas mõistma. Ja see jätkus, kui olin tehisintellekti idufirma Descartes asutajaliige siin Iisraelis ja nüüd Spartas. Igas neist me põhimõtteliselt võtame masinad ja paneme nad mõistma, mis meie ümber maailmas toimub. Ja teine aspekt selle juures on minu kogemus võistlussportlasena. Iga oskus, mida olen kunagi õppinud, nõudis tohutult pingutust. Ja tegelikult, kui ma vigastada sain kasutada oma enda rakendust. Sain kasutada Spartat, et oma vigastusest taastuda. Selle põhjal pean ma Spartat tervise Duolingoks. Ja kellele see siis mõeldud on? Sa ütled, et arendasid selle pärast oma vigastust. Nii et sa tahad seda pakkuda inimestele, kes taastuvad vigastusest või on see mõeldud ka laiemale publikule? See on mõeldud inimestele, kes taastuvad vigastusest ja see on mõeldud kõigile, kes peavad õppima füüsilist oskust. Sest kui oled vigastatud, võib käe tõstmine uuesti olla sinu jaoks uus oskus. Aga sa võid olla ka võistlussportlane nagu meie kasutajad, kes tahavad õppida midagi väga keerulist. Ja sa võid õppida ka pilli mängima ning samuti õppida tantsima teatud viisil, mida sa varem pole teinud.
Seega kõik, mida me tahame oma kehaga päriselus saavutada, sobiks Sparta kasutamiseks suurepäraselt. Ja sa oled rääkinud füüsilisest tehisintellektist. See tähendab põhimõtteliselt tehisintellekti toomist füüsilisse maailma. Kuidas sa näed, et füüsiline tehisintellekt areneb järgmise 5 kuni 10 aasta jooksul? See on suurepärane küsimus. Sellele küsimusele vastuse mõistmiseks peame aru saama, mis takistab füüsilise tehisintellekti arengut täna. Ja see on tõesti suuresti seotud arvutusvõimsusega ning sellega, kui keeruline meid ümbritsev maailm tegelikult on. Sest näiteks, mida me oleme viimastel aastatel suurte keelemudelite puhul näinud, on keele mõistmine. Ja igas keeles on enamasti 20 kuni 30 tähte, kuid iga keha näiteks näeb täiesti erinev välja. Seega suutlikkus Sparta suudab töödelda igat tüüpi kehasid on suur edasiminek. Ja nüüd, kui füüsilises tehisintellektis suudame kogu seda andmestikku töödelda, saavad robotid meid aidata teha ükskõik mida füüsilises maailmas. Nii saavad robotid aidata eakatel üle tee minna. Meil võiksid olla robotid, kes pesevad meie nõusid ja samuti robotid, kes näitavad meile, milline näeb välja õige kükk. See on väga huvitav idee ja me ei jõua ära oodata, et sinuga uuesti ühendust võtta ja näha, kuidas sul läheb. Orel Regev, Sparta asutaja, aitäh, et olid täna meiega. Suur tänu! Nüüd sai väikese tüdruku viimasest tingitusest väikese poisi teine võimalus eluks. Pärast 9 kuud südamesiirdamist oodanud 3-aastane Rafael päästeti Kfar Qassimi 6-aastase Saba annetatud südamega. Vaid hetked enne seda, kui 3-aastane Rafael pidi Ameerika Ühendriikidesse lahkuma, et meeleheitlikult doonorsüdant otsida, sai tema perekond kõne, mille eest nad olid palvetanud. Kohtusin Rafaeli ja tema emaga vaid 3 kuud pärast tema siirdamist ning kuulsin, kuidas ühe araabia perekonna isetu otsus muutis Jeruusalemma juudi poisi elu. Täna toome teieni väga südansoojendava loo. See on Rafaeli lugu. Ta oli vaid 2,5-aastane, kui ta toodi siia Petah Tikvasse Schneideri lastehaiglasse haruldase südamehaigusega. Ning ta elas siin ja intensiivravi osakonnas 9 kuud, oodates südamesiirdamist. Meie väike tüdruk nimega Saba kaotas kahjuks oma elu, kui ta oli vaid 6-aastane ja tema perekond otsustas annetada Saba südame Rafaelile. Räägi meile natuke Rafaelist ja tema juhtumist. Me kohtusime Rafaeliga tegelikult siis, kui ta oli veel imik. Tal oli kaasasündinud südamerike, mida me parandasime operatsiooni ja kateetriga, kuid tema südamefunktsioon halvenes ning ta sattus mitu korda uuesti haiglasse, et saada südant toetavaid veenisiseseid ravimeid. Aga lõpuks umbes aasta tagasi ta hospitaliseeriti. Tal oli väljendunud südamepuudulikkus. Ta ei söönud, ta ei võtnud kaalus juurde, ta oli kahvatum. Ta oksendas ja me ühendasime ta kaela kaudu aparaadi külge ning mõne päeva pärast Berlin Hearti külge, mis on kunstsüda ja väikestel beebidel asub see tegelikult kehast väljaspool. Ja ta ootas peaaegu 9 kuud doonorsüdant, mis toimus, nagu te ütlesite, umbes 3 kuud tagasi. Ja sellest ajast peale on tal päris hästi läinud. Siin näeme masinat väikese Tšumani puhul töös, kes on 2,5-aastane ja põeb sama haigust, mis Rafaelil on. Ta on selles haiglas südant oodanud juba sellest ajast, kui ta oli vaid 11-kuune. Berlin Heart on mehaaniline südamepump, mis ajutiselt võtab üle nõrga südame töö, hoides lapsi nagu Tšuman ja Rafael elus, kuni nad ootavad südame siirdamist. Ja alustamine polnud raske. Alguses oli tal raske. Ta ei saanud aru, miks oli toru tema külge ja kohvri külge lähendatud. Ja ta pidi igale poole selle kohvriga minema. Aga aegamisi sai ta aru, et tegelikult kaitses see tema südant ja nad ootasid südame siirdamist. Ta kallistas seda, mässis selle ümber. Ta sai tõesti aru, et see tegelikult kaitses teda. Kui ta magama läks, pidi ta selle iga kord laadija külge ühendama. Ja kui ta ringi kõndis, oli sellel aku, mis kestis 3 tundi. Nii et ta ütles mulle, ema, mul on vaja uut akut, ma pean seda laadima. Kui ta magama läks, küsis ta mult, ema, kas sa ühendasid selle laadijasse? Ta oli sellest tõesti teadlik ja kontrollis pidevalt, et kõik oleks korras. Et see ei piiksuks. Ma olin alati selle juures, kontrollides, et kõik oleks korras. Kui me vaatame Rafaeli, siis kui suur on erinevus enne ja pärast operatsiooni? Okei, väga hea küsimus. Enne kunstsüdant oli vahe tohutu. Ta oli raskes südamepuudulikkuses, ta ei söönud, ta oksendas, ta oli kahvatu. Ta ei suutnud sellest voodist välja tulla. Ja kui ta oli taastunud Berlin Hearti paigaldamisest, muutus ta tugevamaks.
ta muutus liikuvamaks. Ta sai oma jõu tagasi, ta kasvas pikemaks, ta muutus suuremaks, tema isu tuli tagasi. Ja me saime teada, et ta on väga armas, rõõmsameelne, tore poiss, väga tark, väga intelligentne. Räägib kõigiga, väga jutukas, väga suhtlemisaldis. Ma tulin sageli. Temas on palju muutunud. Ta on aktiivne laps. Ta tahab järsku tasa teha kogu selle aja, mis ta veetis masinaga ühendatult. Ta tahab järsku hullata, teha igasuguseid asju, mida ta ei saanud teha ja hüpata. Ta on lihtsalt aktiivne laps. On näha, et tema elujõud ja rõõm on järsku tagasi tulnud. Kas tänu tänapäeva meditsiinile on nüüd võimalik, et sellised lapsed nagu Rafael saavad uuesti elada? Jah, kindlasti. See südameaparaadi mudel Berlin Heart on kõige uuem mudel. Vana mudel oli suurem ja sellel polnud peaaegu üldse akukestvust. Sellel on mõned tunnid akukestvust ja see võimaldab lapsel ringi liikuda, taastuda, jõudu koguda, teha füsioteraapiat. Nii et kindlasti on kõik seotud tehnoloogiaga. Ja Rafaeli pere jaoks on just see tehnoloogia andnud sellele väikesele poisile tema elu tagasi. Mõni päev pärast haiglast koju saamist läksime kõigepealt loomaaeda. Me ei suutnud seda ära oodata. Me tahtsime nii väga tema unistuse täide viia, sest ta soovis loomi nii väga näha. See oli väga põnev. Ühe pere tragöödia sai teise pere lootuseks, kui 6-aastane Saba Kfar Kassimist kaotas elu. Ta oli koos isaga ja õega tööreisil ning lühikesel puhkusel Eilatis. Ühel päeval naeris ta ja nautis promenaadil olemist, kuid järgmisel päeval muutus kõik. Kui isa läks teda äratama, ei reageerinud ta enam. Ta viidi helikopteriga Soroka meditsiinikeskusesse, kus arstid avastasid, et tema ajus oli kaasa sündinud nõrkus ühes veresoonest, mis oli lõhkenud ja põhjustanud katastroofilise verejooksu. 2 päeva hiljem kuulutati ta surnuks. Kui tema perelt küsiti, kas nad oleksid nõus tema organeid annetama, ütlesid nad kohe jah. Esimest korda nägin neid siis. Esimest korda, kui neid nägin, kallistasin ema. Ma olin nii täis tänulikkust, tänu ja imetlust. Ma ei suuda lõpetada nende tänamist. Ma lihtsalt ei suuda. Ükskõik, mida me neile anname, sellest ei piisa kunagi. Mingil määral tunnen end selle pärast ebamugavalt, sest lõppude lõpuks kaotasid nad kõige kallima asja oma elus. Väga liigutav lugu, mis pani isegi minu külma Hollandi südame midagi tundma. Nüüd, teemat vahetades alustas üks ema 10 aastat tagasi oma tütrele programmeerimisklubi, kuna tal oli raske leida klubi, kus ta tunneks, et kuulub sinna. Täna on see väike 6 tüdrukust koosnev grupp kasvanud 10 000 liikmega kogukonnaks, aidates kujundada järgmist põlvkonda naisi tehnoloogia valdkonnas. Nüüd, kui tehisintellekt muudab tehnoloogia loomise viisi, töötavad esimesed lõpetajad Iisraeli tehnoloogiasektoris, tulles tagasi mentoritena, samal ajal kui noorimad liikmed juba loovad tehisintellektil põhinevaid rakendusi. Nii et lisateabe saamiseks on minuga nüüd liitunud asutaja Nastja Otšakovski, vabandust, ma pean seda õigesti ütlema, ja Kalia Tooner, sina oled nüüd üks Alice Code'i juhendajatest. Nii et kõigepealt, Nastja, alustame sinust, sest sina oled selle algatuse asutaja. Miks sa selle algatasid? Ma alustasin oma tütre pärast. Ma lihtsalt olin tehnoloogiast väga vaimustunud. Ma olen tarkvarainsener ja ma arvan, et on väga huvitav ja lahe luua, asju luua. Ja tehnoloogia on üks võimsamaid tööriistu, mis aitab sul seda teha. Ja ma tahtsin, et ka tema tunneks seda tunnet ja looks asju. Ja ma kutsusin ta ühte arvutiteaduse tundi. Ja ta ütles, emme, tead, seal on kõik poisid ja nad on minust palju vanemad. Ma ei taha minna. Ja tead, ma saan temast aru, aga ma ei leppinud selle vastusega. Nii et ma ütlesin talle, olgu, too 5 oma sõpra kaasa. Alustame IT Home'is arvutitunniga. Ja sellest sai tõesti tohutu 10 000 liikmega kogukond, mis toobki mind sinu juurde, Kalia, sest ka sina tulid Alice Code'i juurde, kui olid 9-aastane. Ja sa oled nüüd peaaegu 17 ja oled üks juhendajatest. Räägi meile oma kogemusest Alice Code'is. Alguses oli mul väga palju infot puudu. Ma ei teadnud isegi, kuidas Google'is otsida midagi nii lihtsatki. Siis Alice Code'is õppisin ma nii palju
rikastades oma sõnavara ja arendades oma enesekindlust, omaenda vundamenti, loomulikult ka asju, mis on seotud tehnoloogia ja uute programmeerimiskeeltega ning kõige sellega. Ja sinu jaoks, Nastja, räägime tehisintellektist, sest ilmselgelt muudab see sinu programmi. 10 aastat tagasi nägi see välja hoopis teistsugune kui praegu. Kus sa näed muutusi oma programmis? Kas see on praegu rohkem tehisintellektile keskendunud või on põhifookus endiselt programmeerimisel? Jah, tegelikult on enamik meie vabatahtlikest tarkvarainsenerid nagu mina. Seetõttu ongi kõik meie programmid väga tihedalt seotud sellega, mis tööstuses toimub. Nii et me hakkasime tehisintellekti ja masinaõppega tegelema juba mitu aastat tagasi. Ja kui ChatGPT tuli, siis hakkasime ka kõige noorematega töötama, et nad sellest aru saaksid. Minu arvates on see nagu lisatöörist, mida saab kasutada. See ei ole nii, me ei jaga materjale laiali ega muuda neid täielikult. Sa pead ikkagi kriitiliselt mõtlema, et probleeme lahendada. Sul on vaja loovust, sul on vaja meeskonnatööd, sul on vaja juhtimisoskust, tead küll. Ja need asjad ei muutu, tead küll. Nii et sellepärast on tehisintellekt meie jaoks lisatööriist, mis võib tugevdada sinu tehnoloogilisi oskusi. Ja me õpime, aga see ei tähenda, et õppekava oleks täiesti eraldi. Ja, täiesti. Ja sa näed tõesti, et tüdrukud, kes sellesse programmi tulevad, arenevad selles valdkonnas ja neist saavad näiteks tarkvaraarendajad või nad suunduvad tehnoloogia valdkonda. Meie peamine idee on anda neile põhitööd, professionaalsed põhitööd, et nad saaksid ise otsustada, mida nad sellega teha tahavad. Olgu, ma ei usu, et 5 või 10 aasta pärast on veel ameteid, kus tehnoloogiat ei kasutata. Sa pead tehnoloogiat tundma ja sa võid olla kas tehnoloogia looja või tehnoloogia tarbija. Me tahame, et need tüdrukud oleksid loojad, sellepärast nad osalevadki võistlustel. Nad tulid tööstusesse, nad tulid akadeemiasse ja nad saavad ka oma loomingut näidata. Ja, Kalja, sulle viimane küsimus. Sa oled peaaegu 17, sa oled väga tark. Praegu lähed sa füüsika ja küberi suuna 12. klassi. Ja sa oled õpetaja Alice Code'is, nii et sa teed kindlasti suuri asju. Olen selles kindel. Mida sa näed enda jaoks tulevikus? Kelleks sa tahad saada? Kelleks sa tahad suureks saades saada? Kui ma suureks saan, siis tahan olla midagi, mis on seotud selle tehnoloogia maailmaga. See on tõesti hämmastav maailm. Ja kuna tehisintellekt ja kõik need tehnoloogiad muutuvad, nii et ma tegelikult ei tea veel täpselt. Aga praegu võib-olla tarkvarainsener ja lihtsalt teha seda, mida ma tahan teha nagu praegu, mida ma teen. See on tõesti hämmastav tänu Alice Code'ile ja kõigele sellele, mida ma sellest õppisin. Jah. Hämmastav, see on tõesti suurepärane algatus. Aitäh teile mõlemale, et tulite stuudiosse ja rääkisite meile sellest. Nastja Otšakovski, sina oled asutaja ja Kalja Tooner, sina oled instruktor Alice Code'is. Aitäh, et olite minuga. Suur aitäh. Nüüd unustad kõik, mida ma just ütlesin, sest klassiruume pole enam ilmselt vaja. Hiina uusimad õpilased on robotid. Sel kuul alustab üle 100 humanoidi koolitust maailma esimeses robotite akadeemias, kus nad õpivad päriselu ülesandeid täites ning koguvad miljoneid andmepunkte järgmise põlvkonna tehisintellekti treenimiseks. Nicole Serek annab teada. Astuge kõrvale Harvard ja MIT. Hiina avab uue kooli, kus õpilased ei vaja kohvi ega kodutööde tähtaegade pikendusi. Tegelikult pole neil isegi südamelööke vaja. Jah, Hiina avab nüüd esimese omataolise humanoidrobotite väljaõppekooli. See alatakse sel kuul Shanghais, kus robotid õpivad ja valmistuvad päris töödeks. Üle 100 humanoidroboti, rohkem kui tosinast erinevast ettevõttest osaleb selles. See ei ole ainult ühe tootja või ühe mudeli koolitus. Me räägime robotitest, mis on erineva suuruse, erinevate võimete ja erinevate mudelitega kõik ühes klassiruumis. Õppekava algab põhialustega, 45 neist niinimetatud aatomoskustest. Haaramine, millegi ülesvõtmine, selle asetamine, esemete liigutamine. Põhimõtteliselt võib seda nimetada robotite lasteaiaks. Enne kui nad saavad töötada tehases või aidata haiglas, peavad nad tõestama, et suudavad midagi üles võtta, seda maha pillamata.
Kui nad selle ära õpivad, liiguvad nad edasi umbes 10 laiemale tööülesandele. Riiete voltimine, varustuse liigutamine, töötamine erinevates kohtades, alates turismist kuni kodude ja tehasteni. Ma saan aru, et need on inimeste jaoks lihtsad ülesanded, kuid humanoidide jaoks nõuavad need tegelikult nägemist, kätejuhtimist, tasakaalu ning arusaamist sellest, kuidas erinevad kangad näiteks riideid voltides erinevalt voltavad ja libisevad. Ja mõnikord ütleb kool, et need robotid harjutavad sama liigutust kuni 600 korda ühe päeva jooksul. Ja ei ole ainult liigutuse harjutamine ja õppimine, vaid tegelikult andmete kogumine. Kooli sõnul koguvad nad iga päev umbes 50 000 andmepunkti. Ja on teave, mida saab jagada teiste ettevõtetega, et aidata tuvastada, mis töötab erinevate robotimudelite puhul ning tegelikult koolitada tulevasi masinaid kiiremini. Ja see on oluline, sest humanoidrobotitel on tegelikult suur andmeprobleem. Erinevalt vestlusrobotitest, mis saavad kasutada interneti andmete kogumiseks ja kiiremini õppimiseks, vajavad robotid päris elulist füüsilist kogemust. Ja just seda need robotid koolis omandavadki. Eesmärk on luua jagatud robotite superaju. Põhimõtteliselt õppetunnid, mida üks masin õpib, saavad aidata ka kõiki teisi. Ja seda need 100 humanoidset robotit praegu koolis õppima lähevadki. Alustatakse põhiasjadest, aga näeme, kuhu nad sealt edasi jõuavad. Ja ma ütlen ka neile, kes muretsevad, et robotid kohe inimeste töökohad üle võtavad. Võite natuke kergemalt hingata, sest kõigepealt peavad nad kooli lõpetama. Ja me jääme Hiinasse, sest Hiina on oma kosmoseambitsioonides jõudnud olulise verstakostini. Esimest korda on riik edukalt taastanud ja taaskasutanud raketikiirendi, astudes veel ühe sammu lähemale sellele, et pakkuda SpaceXile konkurentsi võidujooksus, mille eesmärk on muuta kosmoselennud odavamaks ja sagedasemaks. Nüüd on minuga liitunud I24 Newsi korrespondent Jody Nettel. Tere Jody, aitäh, et täna minuga liitusid. Loomulikult alati hea meelega. Räägi mulle neist taaskasutatavatest rakettidest, sest see peab olema tõeline murrang kosmosetööstuse jaoks. Jah, täpselt nii. Traditsiooniliselt on raketid ühekordsed, sa saadad need teele ja need põlevad atmosfääris ära või kukuvad tagasi maale. Ja siis pead kasutama täiesti uut raketti. See on väga raiskav ja ilmselgelt kallis. See on natuke nagu lennukiga lendamine ainult ühe korra ja siis selle äraviskamine pärast lendu. Nii et SpaceX tõestas, et neid raketivõimendeid saab tegelikult taaskasutada ja nad on seda väga edukalt teinud, mis on oluliselt vähendanud kosmoselendude kulusid. Nüüd on ka Hiina selle sammu astunud. Ja nüüd, kuigi nad pole veel teinud täismahus orbiidimissiooni nagu SpaceXi Falcon 9, on nad siiski teinud midagi sarnast. Ja see tõestab, et see tehnoloogia muutub üha levinumaks ning saab kindlasti olema tööstuses murranguline. Aga millisesse seisu see Hiina jätab võistluses Ameerika ja SpaceXiga? SpaceX on teistsugune, see on eraettevõte. Nende eesmärk on muuta kosmosereisid lihtsamaks ja tavapärasemaks, täpselt nagu lennukiga lendamine. Ja nad saadavad juba rohkem rakette kosmosesse kui ükski teine ettevõte varem ning viivad regulaarselt astronaute rahvusvahelisse kosmosejaama. See on tõesti väga erinev Hiina mudelist, mis on riigi juhitud ning keskendub avastustele ja mainele. Viimase 2 aastakümne jooksul on nad tegelikult orbiidile saatnud omaenda kosmosejaama, sest neid ei ole rahvusvahelisse kosmosejaama oodatud. Aga nad on teinud palju lahedaid asju, näiteks toonud tagasi proove Kuu tagaküljelt, mida keegi teine pole varem teinud. Ja nad plaanivad isegi saata astronaudid Kuule aastaks 2030. Aga tead, võrreldes SpaceXiga on see natuke teistsugune. Nad tegelikult ei konkureeri omavahel, aga ma ütleksin, et nad mõlemad innustavad teineteist rohkem saavutama. Ja ka Jaapan väärib mainimist. Sellest on saanud täppistehnika liider ning see mängib võtmerolli NASA Artemis kosmoseprogrammis. No kindlasti saab olema väga huvitav näha, kes selle kosmose võidujooksu võidab. Jody Nettel, aitäh, et täna minuga olid. Aitäh, Linn. Nüüd, kui robotid hakkavad täitma klienditeenindaja rolle, nagu me varem arutasime, on üks suurimaid väljakutseid muuta suhtlus võimalikult loomulikuks. Šveitsi idufirma usub, et vastus peitub mitte ainult tehisintellektis, vaid ka tehisilmetes.
Genfis toimunud AI for Goodi tippkohtumisel tutvustas ettevõte humanoidrobotit, millel on digitaalne nägu, mis suudab hetkega muuta identiteeti ja näidata realistlikke emotsioone, võimaldades ühel masinal kohaneda erinevate rollidega ning suhelda tuttavate inimlike vihjete kaudu. Nii et võib-olla aitab sind tulevikus sinu kohalikus kioskis Trump, Mark Zuckerberg või Barack Obama, nagu siin näha. Kuuleme nüüd ühte loojatest. Kõik need robotid, minu arvates. Iga robot, mis suhtleb inimestega, vajab nägu. Loomulikult, kui see on lihtsalt kastide liigutamiseks, siis pole nägu tegelikult vajalik. Aga kui see töötab müüjana letis, annab infot lennujaamas või tegutseb nõustajana, siis muutub suhtlemisvõime näo kaudu oluliseks. Obama käest küpsise ostmine. See saab huvitav olema. Kas mäletate neid vanu Nokia telefone, millel oli ainult ussimäng? Nüüd on need tagasi, aga tehisintellekti lisandiga. Nokia emafirma HMD on välja toonud 4 retrostiilis nuputelefoni, millel on alles klassikalised klahvistikud, kõrvaklappide pesa ja pikk akukestvus. Kuid nüüd on neil ka spetsiaalne tehisintellekti nupp. Assistent suudab teha lihtsaid toiminguid nagu äratuste seadmine, kaamera avamine või taskulambi sisse lülitamine. Kuid see uuendus pole internetis hästi vastu võetud. Paljud kasutajad peavad tehisintellekti funktsiooni tarbetuks, öeldes, et nuputelefone ostvad inimesed püüavad tehisintellekti eest põgeneda, mitte seda juurde saada. Ja see ongi kõik, milleks meil täna aega on. Mina olen teie saatejuht Linn Plahmeier. Aitäh, et meiega liitusite. Liituge meiega ka järgmisel nädalal, et vaadata Innomnationi uut osa. Seniks soovin teile toredat päeva, kus iganes te ka poleks. Tennessee osariigist.